tere kallid fännid, käes on 3. juuli, hommik Huugaega on oma 25. episoodis ja eelmine nädal videot ei tulnud, sest et YouTuberitel on ka punased pead loomulikult ja sai ise ka siis natukene niimoodi relax. Nii et jah, punased pead on meile väga tähtsad, aga sellel nädalal oleme ilusti tagasi ja hakkame aga pihta. Sellel nädalal lugesin siis sellist asja, et juhtus ühel mehel selline seik, et oli tal siis maja mitu päeva tühi ja siis helistas talle järsku roommate, et kuule, tule kiiresti koju, majas on sees käidud. Läks siis mees koju ja vaataski, et keegi on nagu rämedalt all in läinud, et no täiesti peeneks lastud kodu ja asjad ära varastatud, täispauk. Kuna ühtegi siukest nagu tõendit maha ei jäänud ja elu ei ole siiamaani nagu CSI. There's a reflection. That's the Nuevita's baseball team. That's the best reflection of what she was seeing that we've got. What's that there? Looks like a guy in a t-shirt. Yeah. Resolution isn't very good. Yes, it is. Siis mõtles see mees, et aga poh, ma panen selle jalajälje, mis ma siit maast leidsin, et panen selle äkki Redditisse siin mingitele sneakerheadidele, et äkki nad oskavad öelda, mis toss see on ja äkki see nagu annab midagi juurde. Tunni aja pärast keegi vastas, et see on Adidase toss, see on see värv, see on see mudel ja politsei ütles, et see varas on selles mõttes täitsa teada, et ta tuleb ainult kätte saada. Nii et aitäh sulle internet. Paar kuud tagasi juhtus ka selline sarnane episood ühel teisel mehel, kes siis hommikul avastas, et mine perse, mul on keegi jalad alla jätnud ukse sisse. Nagu reaalselt mingi tant oli lihtsalt läinud ukse sisse löönud. Selles mõttes, eks me kõik oleme ülemeelikud purjus peaga ja natukene teeme asju, mida nagu niisama ei tee, et mingisuguse Maxi Marketi lipu ära rottinud ja liiklusmärke koju toonud. Ei ole TV. Aga igatahes küsis tema ka siis CSI sneakerheadidelt, et mis tossuga on tegemist. Ja sneakerheadid loomulikult leidsid selle tossu kohe kiiresti üles ja no neid tosse kannab ka siuke vend, kes suvalisele autole jalaga paneb samal ajal, kui ta teine sõber filmib ja snapib seda lihtsalt ja lämbub kaamera taga, kui kõva vend Tanel on. Hästi panid Tanel. Lisaks toimus selle nädalavahetusel ka Poola ralli, kus meie rallimees Ott üle-eelmine aasta jäi 3., eelmine aasta jäi 2., nii et nagu 3., 2., nüüd võiks ju esimeseks jääda. Võt, niimoodi peaaegu läkski, aga 3 kiiruskatset enne lõppu Ott suutis siis nii õnnetult matsu panna, et vastu puud auto täiesti ribadeks ja oligi perses. Ja kuna viimasel päeval ei ole sul seda service'i võimalust, ehk siis, et teised klemmid teevad sul auto mõnusalt korda, siis oleks pidanud Eesti poiss niidi ja nõela kätte võtma ja Fiesta uuesti kokku lappima, aga noh, see on ilmselgelt, see on vaata, kui rets see auto on. Ja kindlasti on nüüd vingumist, et jumal küll, Ott olid ju esimene ja nüüd ikka paned matsu, et issand, kuidas siis niimoodi saab, kas ossid load või? Aga eks nemad ka kunagi saavad aru, et vahepeal lihtsalt ei joppa ja vahepeal lihtsalt pushid ennast nii hullult, et tuleb väike viga sisse ja ei ole midagi teha. Kui seda pushimist ei oleks teinud, siis ei oleks arvatavasti teiseks äkki jäänud ja nii edasi ja nii edasi. Põhjuseid võib olla mitmeid, aga ei ole mõtet hakata vinguma kohe. Oleks Ott võitnud, oleks ta juba Facebookis ta postitus share'inud ja kirjutanud, et omg, mulle ikka nii meeldib ralli ja Ott on ka nii äge rallimees. Omg, nii tubli oled, Ott. Siis Nevada osariigist Ameerikast, kus siis asub näiteks hasartmängude Mecca Las Vegas, sai siis 5. osariik Ameerikas, mis siis nii-öelda legaliseeris kanepi. Võib öelda, et legaliseeris. Mitte täielikult, aga kui sa oled 21 aastat vana, sul on kõik dokumendid ilusti kaasas, sa ei plaani üle 1 ountsi osta kanepit, mis siis teeb 28 ketsi, siis võta oma 3 ketsi ja mine koju aga smogema rahulikult. Sest et niimoodi on täitsa lubatud, kuskil avaliku kohta loomulikult ei tohi minna, aga enda kuskil kodus, siseruumis, mida iganes privaatses kohas, anna minna tee niimoodi, nagu see kõik olema peaks. Aga sellest ma väga pikalt ei taha rääkida, kui ainult seda, et nii kaua, kuni Eesti meedia teeb intervjuusid inimestega, kes alustasid kanepi suitsetamisega ja jõudsid kuidagi kommi diilimiseni ja sellest veel haigemate traagide juurde, siis meil ei ole mõtet seda vestlust siin arendada. Eestlane, kes seda intervjuud näeb, ei tahagi aru saada, et kuidas USA's, Colorados, Oregonis, Washingtonis, Alaskal ja nüüd ka Nevada osariigis see kõik ilusti toimib, aga Eestis oled sa automaatselt narkomaan. Aga mina midagi ei propageeri ega ei soovita mingisugused narkootikume teil üldse proovida. Kui üldse midagi kanepi näitan, siis ma näitan teile, mis ohte kanep võib tegelikult kaasa tuua. Just take 1 hit. Don't you want to be cool? What are you doing? I'm so high. Nothing can hurt me. No!
Lisaks oli meil sellel nädalal siuke video internetis ringi liikumas, kus siis pealkiri oli naine ründas bussis, aga ma ei confirmi, et see on Eestis tehtud. Võib-olla on, ma ei tea. Esiteks ma küsin, what the fuck? Teiseks, kuidas sa saad nagu üldse nagu naisega niimoodi vägivallad seda? Nagu see ei ole nagu mitte kunagi normaalne. Kui just mingi natukene siuke võtune piiga teeb sulle siukest propellerit ees purjus peaga, et paha hakkab ja sa lihtsalt ei saa teda kuidagi niimoodi aardesse võtta, no siis väike tuts lahtisega, et ta korraks ära ehmataks, on nagu lubatud, aga minu arust vähemalt, aga no see on tõesti nagu kõige viimane variant üldse, millal võib. Ja kolmandaks, no nii bussilöök nagu miks üldse? Jobi oled. Siis selle nädala meil ikka Eestis juhtub. Segmendis on meil selline lugu. Käis siis 13-aastane poiss ujumas ja pani siis ujumisriided ilusti kotti ja hakkas siis mõnusalt rattaga vaikselt koju ventama. Ja mingi 10:30 aeg liikus ta siis mööda Tartu-Viljandi teed koju. Ja koju oli siis mingisugune 4 kilta jäänud, kuni järsku tulid vennale tee peale kõrvale siis 4-5 rolleri venda, kes siis teame küll, rolleri vennad on siuksed ohtlikud vennad aga seal oli üks eriti ohtlik vend, nimelt siis üks kutt rolleri pealt pani siis väiksele 13-aastasele poisile jalaga nii tummiselt kodaratesse ja vend kukkus niimoodi kraavi, et käeluu puruks ja sitt tujuna. Kõik 13-aastase kuti isa pani siis väikse vaevatasu ka välja, kes siis leiab selle puupea ülesse, kes siis niimoodi mõnusalt rolleri pealt rattureid maha lennutab. Ja kuna Eestis on vähemalt 5 venda, kes siis sellest asjast teavad, kes seda tegi ja kes seda lõi, siis palju õnne, teie olete meie selle nädala vakstupead ja te ei ole isegi vakstupead, te olete nagu jobid vennad ka veel peale selle, et nagu nii ei ole ilus teha, see on veits liigana. Ning järgmine osa meie meil ikka Eestis juhtub segmendist on esimest korda positiivne. Nimelt jäeti laupäevaks plaanitud tantsuetendus siis halva ilma pärast ära. Ja kuna inimesi oli nii metsikult palju kohale tulnud ja keegi viitsid nagu lambist passida, sest ilm oli sitt ja te kõik nagu ka Vapianosse ja Viru keskusesse ära ei mahu, siis pandi see sotsiaalmeedia mootor tööle, info liikus. Täpselt seesama sotsiaalmeedia, mida 5-6 aastat tagasi vihati, et issand, need noored istuvad ainult oma Facebookis ja jumal küll, tobe koht, Twitter. Mida sa säutsud seal, jobi? Ja vaata, mis nüüd sotsiaalmeedia tegi. Inimesed tulid Vabadusväljakule kokku mõnusalt ja Eesti hoidis ennast viimati nii palju kokku, kui vaadati Proovi abielus, kuidas Kalvi Kalle Helenit sebib, et igati tore tegelikult ja vahva, et kõik nagu töötab. Näiteks 2004. aastal jäeti laulupeo rongkäik ära ja siis tulid ikka inimesed kohale, sest et info ei liikunud ja Facebook ei olnud ja sellel ajal Reidis vist ei olnud aega sul küll mingisuguse laulupeo asjaga tegeleda, kui sa just panid oma seksika ületunitud pildi ülesse, millele siis bimbod saadavad 10 ja panevad 7 boonuspunkte kasutades ja boonuspunkti tõid ka. Aga sellel laupäeval siis ilusti info liikus, inimesed kiiresti reageerisid ja tuli siuke vahva asi kokku, nii et meil ikka Eestis juhtub. Ja aitäh internet taaskord. Siis selline uudis, mis ma loodan, et te kunagi mõne aasta pärast mõtlete, et ai perse Uuge rääkis ju sellest. Jaa! Nimelt saab Prantsusmaal siis 12 eurot kuus makstes omale pangakaardi, mis siis vahetab iga tunni tagant seda tagumist 3-kohalist turvakoodi. Mis mõttes vahetab turvaga? Kuidas? What? Pangakaardil on taga siis siukene pisikene ekraan, mis muudab iga tund seda 3-kohalist koodi, et oleks siis eriti turvaline asju teha. Ja lisaks on see hea võimalus kõikidele meelde tuletada, et USAs kasutatakse endiselt seda süsteemi, et kui sa kaardiga ära maksad, pead sa allkirja andma. Nii et ei ole vahet, kas sa joonistad oma allkirja või jänese, seda keegi ei kontrolli. Ja kui vaid oleks mingi süsteem, kus sa pead lihtsalt mingisuguse koodi vajutama ja see oleks nagu kiire ja siis selle nädala videosoovitus või ma ei tea, see ei ole väga soovitus, aga nagu nimelt üks naine siis turvalindistusele sellise asjaga, et jalutas ta siis poodi sisse ja tegi väikse kaka. Tegi väikse kaka niimoodi, et teine mees tuli sisse, võttis isegi mütsi ilusti peast ära, et no tere ja opsti plärts. Ja ongi jama majas, mõtles, et no kuidas küll. Et ma usun, et pärast on päris pull vaadata sellel mehel endal, et kuidas see asi kõik juhtus, kuidas ta sita sisse astus. Et jah, inimesi on igasugusid, kes siis kakab poti peal, kes siis lihtsalt laseb kuskile. Ja teine videosoovitus siis selle nädalal juhtus siuke olukord, kus siis üks mees sai bussiga pihta.
nimelt sõitis siis buss venale selga niimoodi, et vend lohises 5 meetrit lihtsalt selja peal, tõusis püsti ja läks lihtsalt pubisse. Mul on üks kaader sellest kutist, kui ta pubisse ka jõudis. Nii et jah, väga kõva vend, aga oleks võinud väga palju sitemini minna, et jopas ikka täiegana. Ja viimane videosoovitus siis poisist, kes siis käis arvatavasti tarkusammast välja tõmbamas ja nagu me teame, peale seda siis saab mõnusalt segast juttu ajada koos vanematega, eriti kui nad seda filmivad, siis saab kindlasti ka väga palju pulli asju kaadrile. Because Dubai people were all up in my grill and my boy Rocco got out and knocked them out cold, man. Don't tell my lawyer we kill people, man. Did you buy anything else in Dubai? Did I buy anything else? I buy like billions of strippers, man. Oh, Brandon. Dubai was lit. Ja nagu tänapäeval kombeks on, tehakse siis sellest ka kohe üks mõnus remix. Knock them out cold, man. Üks videosoovitus veel, see on üks, ma arvan, see on vana video, kõik on näinud, aga ma lihtsalt näitaks seda ühe korra veel, sest see on nii random, see on nii random. Πολλοί λόγοι υπάρχουν, όχι ένας. Ο Θανάσης δεν ξυπνά ούτε πρόκειται να ξυπνήσει. Οι Έλληνες κοιμούνται με τα παπούσια στο κρεβάτι. Μαζόχες είναι. Aga vaatame siis ka YouTube'i kommentaarid üle ja eelmine osa ma küsisin teilt siis, või no ma ei küsinud, ma lihtsalt ütlesin lambistada ja inimesed vastasid sellele, et mis te siis jaanipäeval tegema hakkate ja mis siis kõige haigemad jaanipäevad on olnud teil üldse elus. Oskar Tamm kirjutab siis, et jaanipäeval räigelt jooma ikka ja parimat jaanipäeva pole ju võimalik teada, kuna kõik lõpevad juba esimesel päeval mällariga ning pilt saabub uuesti 3-4 päeva hiljem. Siis Andri kirjutas, et jaanipäeval tuleb suur lõke, kui üle hakkan hüppama, kukun vist sisse, no aga laigi panin ikka. No loodan, Andri, et jaanipäev nii persse ei läinud, aga thanks laigi eest. Siis papa Kusti küsib, kuidas läheb? Kuule, mina ei tea, praegu on suht tummine. Mingi 2 kuud tagasi läksin Tallinnasse elama, kaotsin esimesel nädalal ära oma ID-kaardi ja teisel nädalal rahakoti koos pizzakioski kaardiga, kus mul oli reast mingi paar tükki jäänud puudu, et saada suur pizza ja pluss doonorikaart, millega ma käisin klubis alati naiste juures, et näen, ma olen veredoonor, võta mind. Ja nüüd peale 2 kuud ma sain omale lõpuks rahakoti, nii et jah, ma olen selle üle praegu väga õnnelik, et mul on lõpuks rahakott ja ma ei pea kandma kõike oma telefonis kaasas, nii et mul läheb praegu väga hästi. Siis Eerik kirjutab siin, et ma hindan sind tohutult. Mulle meeldib see, kuidas sa viitsid teha midagi, mida pole veel Eestis tehtud ja sa viitsid teha. Tänud, et viitsid sisustada Eesti YouTube'i maastiku. Loodan siiralt, et üks päev Marti Allik sind mingi kreitliga või midagi sellist ära ei võlu. Või kui isegi võlub, siis et jääksid 100% endiseks. Ma võin kõigile garanteerida, et ei muutu siin elu sees mitte midagi, ei lähe ma kuskile kreitlisse, see jääb kõik niimoodi kogu aeg. Siis eelmisel nädalal oma kommentaariga sisse saanud Avaline kirjutab siis sellel nädalal, et luban ma rohkem nii ei tee, aga kas ma saan veel ühe korra videosse või? Ei saa! Või oota nüüd, perse küll. Siis Oia Maia Saia kirjutas, et restoranis võiks ikka olla kõik särkides või siis vastupidi, kõik särgita. Kui koledad paksud mehed võivad särgita olla, siis ka koledad paksud naised. Jah, pean nõustuma, sest et meil on ikkagi võrdõiguslikkus ja samamoodi nagu jalgpallis on keelatud särki ära võtta ja saad sellest kollase kaardi, sest et naiste jalgpallis ei ole lubatud seda teha, siis loomulikult ka päriselus peaks see reegel kehtima, nii et jah, sul on õigus. Missa kirjutab, ma pean küll huuga ja särgi ostma, muidu me ei saagi 1080p'd, aga jaanipäeval üle lõkke ei hüppa, kukun sisse. Natukene tuleb oodata paremaid päevi, kus on rohkem aega selliste asjadega tegeleda. Aga huuga ja särgid, neid peale selle on mul veel 2 tükki alles, mida ma olen nõus maha ärima, nii et 2 kõige kiiremad kirjutavad saavad omale huuga ja särgid, minust need olid M ja L suurusäki. Aga järgmiseks tulevad meile siis vakstube särgid, mille disaini kallal meie kogu huuga ja tiim praegu vaeva näeb. Siis on seda särki mõnus kinkida mõnele sõbrale, kes tihtipeale väga palju sitta ajab või lihtsalt inimesele, kes minevikus sai mingi pasaga hakkama ja ta on nagu elu lõpuni vakstube, et siis talle võib ka seda loomulikult kinkida. Aga kõik on sõbralik, ei ole siin mingisugust norimist või tegamist, see on kõik meil, vakstube on see väga sõbralik sõna.
ja lõpetuseks kirjutas siis eelmise video kohta meile Kevin, et nõukaajal oleks sellise YouTube'i video eest oksa tõmmatud. Jah, ma olen suga täiesti nõus, Kevin. Ma arvan, et oleks mind küll sellise jutu eest oksa tõmmatud. Aga sellega ma tänaseks lõpetangi. Olge mõnusad, olge vahvad. Ilmad on küll meil suhteliselt sitad, aga ärge laske selle pärast siis tujul sitaks minna. Egas midagi ja huugamiseni. Gang, gang.